Tere ja ilusat kevade aega. No tõesti on ilus sellepärast, et tegelikult loodus ju hakkas tärkama ja tärkab päris jõudsalt. No tõsi, kui vaadata siin juba lähinädalate ilmaprognoose, siis hakkab jälle natukene alla minema. Kas toob lund ka kaasa? Aga see on kõik selleks, et ja sellepärast, et meie elu ongi selline üles-alla käiv protsess. Ja seda ka kindlasti hakkab täna kohe uurima ja juurdlema selle üle parempoolsete podcast, mis toimub. Ja loomulikult tere härrased taas koos siin stuudios. Me oleme kolmekesi ja ilmselt tutvustamist enam paljudel ei vaja, aga muutusi selles meeskonnas pole olnud praegu. Eks näis, mida tulevik toob. Aga täna on jälle taas palju rääkida. Ja loomulikult sellesse 2 nädalasse pausi mahub kõige olulisem sündmus Eesti poliitikas Kristen Michali teise valitsuse tulek. No see, et parem või sotsid välja sealt visatakse, see oli juba teada ja seda me juba prognoosisime ette. Nüüd vaatame, kuidas uus valitsus on siin esimestel päevadel hakkama saanud. Kristen Michal ise on öelnud, et nii parempoolset valitsus, kui on täna praegu Eesti 200-ga, pole mitte kunagi olnud. Võib-olla härrased esimene üldine hinnang praegu valitsuse sellele tulemisele. Siis vaatame üle ka, kuidas ikkagi sealt seespoolt asjad välja paistavad ja kes on saanud siis uued ministrikohad. No Siim, ole hea, alusta palun. No kõigepealt ma ei nimetaks seda Michali teiseks valitsuseks, vaid ikka selleks samaks Michali esimeseks valitsuseks, et no, nii nagu ka õigusteadlased seda ütlevad, et ma nõustun nendega, kes ütlevad, et mingit vajadust Michalil tagasi astumiseks nii-öelda Riigikogult uue mandaadi võtmiseks ei olnud, et see Eesti põhiseaduse loogika ei näe seda kuidagi ette. Seda ei juhtunud ka siis, kui Ansip omal ajal kriisi ajal sotsid välja viskas, selles mõttes oli väga sarnane periood. Tol hetkel tuletan meelde Ansipi valitsus, kus olid siis Reformierakond ja IRL, jäi ju isegi vähemusse. Ta oli Riigikogus vähemuses, praegu räägitakse, et väike ülekaal on. Siis oli alla poole, seal sotsidega rohelistega tehti erinevaid ütleme siis salakokkuleppeid, kuidas olulistel hetkedel rohelised andsid toetushääled taha ja sellega tegelikult valitseti. Nii et see on ka selles mõttes läbikäidud rada ja testitud rada ja keegi hakanud sellepärast seda Ansipi valitsust nagu järgmiseks kohe nimetama, et ma jään selle juurde, et tegemist on ikka selle sama Michali valitsusega, esimese valitsusega, ja mis astus ju ametisse sõbrad. Kui palju tagasi? Aastat ei ole ju. Aastat ei ole. 3 aastat või? Ja kuna tegemist on ikka selle sama esimese Michali valitsusega, siis ma ei saa kuidagi nõustuda ka selle jutuga, et nüüd oleks mingi tohutu uus parempoolsus saabunud, sellepärast, et kui see sama seltskond on ütleme siis niimoodi laeva keeranud täiskäiguga vasakule, siis tõmbab seal mõned kraadid nagu natuke seda tüüri tagasi. Siis kuhu see laev liigub? Ega ta siis paremale liigub, ta liigub ikka vasakule edasi. Keerad 90 kraadi, pöörad laeva nagu otsesuuna pealt vasakule, siis teed 10 kraadi tõmbad tagasi 10 kraadikest. Nüüd me liigume paremale, ei liigu ju. Siinkohal tuletan meelde, head kuulajad, kindlasti tuleb seda mõttekäiku jälgida Siimu puhul täpselt. Võib-olla visandate kuskile paberi peale. See oli keeruline. Ma ei tea, mulle tundus küll esialgu, aga ütleme nii, et teed 10 sammu vasakule ja siis teed 2 paremale tagasi. Kuhu sa siis sattusid? Kas lähtekohast oled sa siis nüüd vasakul või oled sa paremal? Sa oled ikka vasakul ju. Kas see oli lihtsam selgitus? Võib-olla oli natukene lihtsam. Okei, vabandan, kui liiga keeruline jutt oli. Aga minu arust, et kui sa võtad vastu 10 vasakpoolset otsust ja siis nendest 2 ära jätad, ma selgitan siis nii. Nii. Kas sa siis oled parempoolne või? 8 vasakpoolset otsust jääb ikka jõusse. No täpselt, jah. Jõudis kohale. Okei. Oma arust vahel on mõttekäik nii selge, vaata. Aga et selles mõttes suuresti on need lollused endiselt kehtivad. Muidugi praegu pole veel me midagi näinud Riigikogus muutumas, aga kui juba selle peale jutt läks, siis mina tahaks näha nende inimeste nägusid, kes ma vaatasin järgi, millal siis need viimased maksutõusud, need lollused nagu see ettevõtte kasumimaks, millal siis Riigikogu need kehtestas? Ta kehtestas need 11. detsembril.
sellest on siis nüüd üle 3 kuu, 4 kuud hakkab vaevu täis saama tagasi. Ja siis need samad inimesed tõsimeeli räägivad, et küll oli loll otsus, mille poolt ma hääletasin. Ma jälle vahel aeg-ajalt teen üleskutseid siin ajakirjanduse poole, et minge palun küsige nende inimeste käest, mis tunne on, et kas on natuke häbi ka või nagu imelik olla. Et ma olen ise ka üldiselt seda meelt, et erakonnas peab kord valitsema ja tuleb käituda nagu distsipliini järgi, kuidas otsused tehakse, aga võin ka oma poliitilisest kogemusest öelda, et ka mina olen läinud erakonna seisukohtade vastu oma hääletusel, kui ma ütlen, et see on täiesti terve mõistuse vastane, mis erakond on otsustanud, et ma olen kindel, et Reformierakonnas näiteks oli neid inimesi, kes said aru, mis lolluse nad vastu võtavad. Aga ikka läksid rahulikult saali ja hääletasid selle poolt, et ma tahaks küll, et keegi neilt küsiks, et kas sa tunnistad ka, et sa oled ikka nagu täielikul lolluse poolt hääletad. Aga miks ma nii kriitiline just selles suhtes olen, et see kahju, mis majanduskeskkonna ebakindluse kasvatamiseks on tehtud, see on tehtud. Et selle tõttu majanduskasv on väiksem, selle tõttu on vähem investeeringuid Eestisse tulnud, selle tõttu on vähem töökohti loodud Eestis. Minul isiklikult on ka ettevõtjad helistanud, küsinud, et kuidas ma peaks nüüd oma nende ettevõtte tuludega ringi käima sellel aastal, et mida võiksin muuta. Ma usun, et äkki Tõnisel on ka selliseid kogemusi. Et see ebakindlus ja mure pandi sinna jälle majandusse sisse, ja siis nüüd lihtsalt tehakse nagu, et küll me oleme nüüd parempoolsed. Ei ole nii lihtne. Enne veel, kui läheme Tõnise juurde ja kuulame tema muljeid siit uuest valitsusest, kohe ma tahtsin meelde tuletada, et jagage, subscribe'ige seda saadet ja siis tegelikult see jõuab väga suuremate kuulajate, vaatajate hulkadeni. See oli see mõte siia vahele peal. Aga nüüd, Tõnis, ole hea, sinu sellised esimesed muljed meil siis just püsti pandud valitsusest. Uuel valitsusel ju, või uuel vanal valitsusel ju tegusid veel ette näidata ei ole. Et mulle on jäänud mulje, et nendel esimestel nädalatel on põhiliselt tegeletud sellise nii-öelda suhtekorralduse ja jutupunktide paikasättimise, päheõppimise ja kinnistamisega. Et kohati jääb see mulje, tegelikult on ju ka välja öeldud, et sellist sisulist koalitsioonilepingut, et mida tegelikult tegema hakatakse, koos ei ole. Seda alles hakatakse kokku panema, millalgi maikuus võiksime siis selle kohta näha uudiseid. Et millega siis on nüüd tegeletud, on nii-öelda selliste retooriliste hüüdlausete hõiskamisega. Et mulle jääb natuke selline tunne, et ilmselt Kristen Michal ja Eesti 200 siis tõenäoliselt Margus Tsahkna oma lähemate kaasvõitlejatega on tõesti mõnda aega koos istunud ja mõelnud, et me peame ikkagi kogu selle kuvandi ringi ehitama. Ja kuidas me seda kuvandi ringi ehitamist nüüd teeme? Ja siis on pandud kirja, et tuleb hakata punkt 1 igal pool rääkima sellest, et tegemist on paremvalitsusega, et me ajame nüüd parempoolset poliitikat. Et kui me vaatame Kristen Michali peaministri esinemisi, siis see märksõna jookseb igast sõnavõtust, iga paari lause tagant läbi. Et tubli, seda märksõnat on hakatud nüüd jutustama. Samamoodi kõik need nii-öelda muud teemad, mis puudutab suhtumist nagu maksudesse, ka kliimapoliitika küsimuses on nii-öelda retoorilised koordinaadid üritatud panna väga palju teise kohta, kui nad viimased 4-5 aastat Reformierakonnal ja tema partneritel olid. Ja loomulikult kõik, mis puudutab siis bürokraatiat. Et järsku on siis avastanud Eestit kõige pikemalt juhtinud ja pidevalt uusi norme kehtestanud Reformierakond, et meil on riigis liiga palju bürokraatiat ja sellega tuleb hakata võitlema. Et kui kuulata, siis inimesed räägivad ju väga ilusat juttu, aga sealt see tegelikkus paistab nagu väga tihti sealt tagant nagu välja, et üks on see, mida Siim mainis, et ega siis paari enda rumala otsuse ümber vaatamisega, mida on lubatud teha ja siiamaani ei ole tehtud,
sellega ju üldist kurssi ei muuda, teiseks, et kuna vahepeal on ikkagi väga suure hooga otsejoones vastu puud sõidetud, siis ega tundub, et teinekord tuleb neil endalgi üllatuseks asju välja, et viimane näide oli siin ju uudis sellest, et Eesti on suure hooga ja usinalt heaks kiitnud kohustuse, et kõik kaubanduskeskuste ja poodide parklad peavad hakkama paigaldama kaableid selleks, et saaks elektriautosid laadida ja tegema seda käsukorras ja investeerima sinna väga suuri summasid. Ja kui siis vaadati veidi sügavamale sisse, et kuidas jaburdus nii-öelda nagu teoks sai, siis kes juhtis selle nii-öelda kohustise vastuvõtmise aegset arutelu ja ajal Riigikogu majanduskomisjoni ja keegi muu kui praegune peaminister Kristen Michal. Et sealt need asjad nagu tulevad, et ma arvan, et loomulikult ma tahaks näha, et mingi osa sellest retoorikast, mis välja käidud on, jõuab ka nagu tegudesse, aga pigem hakkame väga palju nägema nagu seda, et jäädakse nüüd selle nii-öelda enda retoorilise pöördega nagu kimpu. Et sõnades ja paberi peal loosungeid kirjutades on nagu väga lihtne teha selline 180-kraadine pööre. Aga tegudes, mis peaksid sellele järgnema, läheb see oluliselt keerulisemaks. Et see on nagu minu esimene mulje ja ootus selle valitsuse osas. Teine teema on kindlasti see, et kui vaadata nüüd ka uusi ametisse astunud ministreid. Ja siin ma tahtsingi selle juurde jõuda, et võib-olla võtaks selle nimekirja niimoodi ette, et hakkaks kõigepealt Reformierakonna pealt minema, et uutest ministritest siis Andres Sutt, vana lahingratsu ilmselt kindla peale minek, kliimavaldkond, digivaldkond või vabandust, kliimavaldkond, see pool tema kureerida ja kohe kliimaseadus nurjunud, tuleb tagasi kutsuda. Kohe esimene asi. Ei olnud veel valitsussegi nimetatud, juba kinnitatud, juba esimene asi, mis kohe Andres välja tõi selle. Tuleb kliimaseadus ära muuta. Ilmselt oli ka juba selline plaan, et sealt läks ikkagi midagi valesti, aga siis selle vangerdusega oli seda kerge nagu avalikkuse ette tuua, tundub vähemasti nii. Jah, see kuulub sellesse samasse nii-öelda PR-projekti koosseisu, mida ma just ennist nagu koordineerisin, et ma saan aru, et vist ministeeriumi hoone peal silti vist ei hakata välja vahetama. Aga võib-olla väikesed sellised parandused tehakse, neid ikka tehakse seal päris ise nad kuuldavad seal ka kogu aeg, et muutub nii kiiresti see asi seal kõik. Et võib-olla selle lõikasid lahti, et kui nad hakkavad silti välja vahetama, et siis sellest saab uue kontraproduktiivse uudise. Aga vist jõuame varsti tasemeni, kus ministeeriumi töötajad enam ei suuda meeles pidada, mis ministeeriumist see võib olla küll nii, see võib olla küll niimoodi, et see käib ikka päris kähku, aga loodame, et siin natuke püsib. Aga jah, palun selle sama kliimaseadusega seaduses mõte oli sul veel? Ma arvan, et me täna räägime pikemalt ka energeetikast, et sealt jõuame kindlasti tagasi selle kliimapoliitikani, aga ma arvan, et Reformierakond on nii-öelda uuringuid vaadates aru saanud, et kogu see nende poolt Reformierakonna enda initsiatiivil üles köetud selline kliimahüsteeria on kiiresti kokku kukkunud ja nüüd üritatakse sealt välja vingerdada, aga tasub meelde tuletada, et just see, kui me räägime bürokraatiast, siis just kogu see kliimaministeerium on olnud viimastel aastatel kõige innukam sellise massiivse bürokraatia ja jabura reeglistiku tootja. Et jällegi tuleb siit nagu üleskutse, et küsimus ei ole nagu kliimaseaduses, et kui te tahate hakata, uus valitsus tahab tõeliselt hakata nii-öelda nagu bürokraatiat ohjeldama, siis kõik pilgud Andres Sutile. Seal on väga palju, mida aknast välja visata, just sisulist bürokraatiat. No võtame 2 teist Reformierakonna ministrit, Karmen Joller ja siis Kuldar Leis. Täiesti uued näod selles valikus. Karmen Joller muidugi võis eeldada,
et ta tegelikult oleks suviline olnud ja ilmselt ta ka siis oli, kui ta ministriks on kinnitatud. Aga Kuldar Leis täiesti jälle samal moel kuskil kõrvalt tulnud mees, kuigi Reformierakonna pingil võiks ju olnud neid inimesi võtta küll ja küll. Kuidas Siim sa sellesse valikusse suhtud ja nendesse esimestesse võib-olla väljaütlemistesse, tegudesse, nii palju kui neil seal on olnud avalikkuse ees? Väga kahtlevalt, et kui ma nõustun siin teie jutuga, et Andres Sutt oli kindlasti selline kindel valik ja tark inimene, et ta on näidanud, et küll ta saab hakkama. Ei, ta on minu arust küll jätnud positiivse mulje selles osas. Jah, teab, mida teeb. Ja. Siis võt see ministri töö on selline töö, et ega seal on hästi palju kõrvalt ka seda näinud ja olen erakonnas olnud selle erinevate otsustuste juures, kus arutatakse, et keda ministriks panna. Ja tegelikult on nii, et lõpuni sa ikka ei tea, et kas inimene, kuidas ta hakkama saab, enne kui ta selles ametis on. Et isegi kui tunned inimest hästi, et see on kuidagi see töö nõuab mingit sellisi erilisi omadusi, et tegelikult selgub alles sees, kui inimene selles ametis on. Aga kui sa võtad ikkagi päris inimese väljast, siis see on ikka väga riskantne. Et on selge, et Reformierakond püüdis vägisi jälle oma kuvandit muuta teistsuguseks, otsis väga sellist ettevõtja tüüpi. Ma saan aru, et Kuldar Leisil selle ettevõtlusega on nagu erinevaid perioode olnud, aga ütleme selline esimese järgu staar ta selles mõttes ei ole, et ma ei tea, palju ta nüüd seda Reformierakonna imidžit nagu kuvandit nagu tervikuna muudab. Aga eks seal võib neile üllatusi tulla, aga ma ei oska selles mõttes ka midagi halba öelda, kindlasti mitte, et loodame, et ta saab hakkama. Karmen Joller on mõnes mõttes veel rohkem selline ettearvamatu. Ettearvamatu ta on kindlasti ja selle huvitav muudatus, et kui Signe Riisalo, kes oli enne teda, siis Signe Riisalo on ju, ma ei tea, enamus oma tööelust vist seal Sotsiaalministeeriumis tegelikult töötanud, ta on ju taustalt selle sama ministeeriumi ametnik ja ma mõistan seda Reformierakonna soovi seal midagi nagu raputada, et kui inimene on ise sellest nagu öeldes majast nagu välja kasvanud, siis ta on ilmselt ka väga kinni nendes mingites mõtetes ja kinnisideedes, mida seal aastaid on nagu hoitud ja kasvatatud ja kultiveeritud, et selles mõttes inimene väljast on hea sinna. Aga Karmen Joller ikkagi poliitiline kogemus puudub tegelikult puudub ja terve suur, et seal ministeeriumis oli tükk aega 2 erinevat ministrit. Nüüd on ta vastutab nii tervishoiu kui sotsiaalpoliitika eest ja sellist ikkagi sisuliselt väheste eelteadmistega just sotsiaalpoliitika valdkonnas. Meeletu risk, kui välja veab, siis šampus, aga kui suur tõenäoliselt ei vea. Ma kardan lihtsalt, et ühel hetkel võib Karmen Jolleri puhul tekkida see, et sa näed arstina, praktiseerinud arstina, et kõik midagi on seal nagu valesti teatud valdkondades või teatud asjades on midagi väga valesti. Ja see lihtsalt inke saab täis ja sa tahad lihtsalt öelda, et kuulge sõbrad, et see on jama, aga see lihtsalt ei sobi partei poliitiliste otsustega. Ehk ta võib sellel tasandil. Inimlikkus ja poliitika läheb lihtsalt ühel hetkel segamini. Sus hakkab tööle soov parandada midagi, aga tegelikult ühel hetkel sa ütled kogemata selle välja, aga tegelikult sa seda teha ei saa. Karmen Joller on ju poliitikas uus inimene, kes tuli Riigikokku viimastel valimistel. Ta on sotsiaalmeedias väga aktiivne, pakub tihti ka kõneainet ja kui nüüd tema väljaütlemisi parlamendiliikmena jälgida, siis minu jaoks meenutab Karmen Joller Eesti 200. Et seal on palju... Eks ilmselt Eesti 200 koputus ka kindlasti tema ukse peale, ma olen kindlalt veendunud. Mine tea. Aga mida ma tahan öelda, et kui tema väljaütlemisi lugeda, siis seal on palju selliseid üksikuid nagu mõtteid, aga maailmavaatelist tervikpilti sealt kuskilt nagu välja ei paista. Ja et et üks on selline praktiline ettevalmistus, millest Siim rääkis, aga mina väidan, et selge maailmavaate puudumisel on ministeeriumis väga raske nagu ellu jääda. Et selles mõttes jah, ma olen nõus, et nii Karmen Joller kui Kuldar Leis on riskantsed ja pigem ebareformierakondlikud valikud, mis viitavad taas sellele,
et kui varasemalt on aastatepikku on Reformierakond üritanud personalipoliitikas ajada nagu väga selget sellist hierarhilist kindla peale mineku joont, siis nüüd tõenäoliselt ikkagi see paanika ja hirm erakonna toetuse kivina kukkumise ees oli nii suur, et nii-öelda, et võeti korraga terve hunnik nagu riske, sealhulgas nagu personalipoliitikas. Et Kuldar Leisi tean isiklikult, tubli ettevõtja, asjade organisaator, aga mis on nagu huvitav, et Kuldar Leis ei ole ju siiamaani Reformierakonna liigegi. Et Reformierakond on reeglina alati ikkagi ministriteks toonud inimesi, kes teavad ka seda nii-öelda poliitika köögi poolt, jah, Kuldar Leis on pikka aega osanenud kohalikus poliitikas, kohaliku omavalitsuse tasandil nagu Põlvas, aga ma arvan, et Kuldar Leis Reformierakonda väga põhjalikult väljaspool Põlvat ei tunne. Nii et siin on veel kord nagu väga suur risk, me oleme varasemalt näinud teiste erakondade puhul, kuidas erakonna väljast toodud nii-öelda ekspertministrid väga edukalt ja pikalt vastu ei pea, sest neil tekib nii-öelda tihti probleem selle nii-öelda enda ministeeriumi ja erakonna nii-öelda sidustamisel ja huvitav on näha, kuidas siis Kuldar Leis ja Reformierakond omavahelise koostööga hakkama saavad. Ma lihtsalt praegu tabasin ennast mõttelt, et Kuldar Leis ja Põlvamaa ja tegelikult ütleme Lõuna-Eesti on Reformierakonnal olnud suhteliselt hästi kaetud, eelkõige Tartu ja Tartu maapiirkond, et kui nüüd kaardi peale vaadata, ma ei tea, kuidas seal Põlva piirkonnas see valijatega, Reformierakonna valijatega on, et kui suur osa neid valijaid seal on olnud eelmistel valimistel, et võib-olla on see taktika sealt, et nähti, et seal on selline must auk, Kuldar Leis, see piirkond äkki tõmbab nagu rohkem Reformierakond üles, aga see on lihtsalt minu mõttevälgatus selle pealt, kui sa hakkasid rääkima. Ma ei ole sugugi kindel, kas Kuldar Leis põleb nagu soovist olla järgmised paarkümmend aastat, järgmised 10 aastat vähemasti häältemagnet ja mõne erakonna käilakuju siis Kagu-Eestis, et pigem ma saan aru tema väljaütlemistest, et temal oli see nii-öelda huvitav väljakutse, et iga päev ei pakuta ministriametit, ütleme, eks. Ja just eriti Reformierakonna poolt, et mina oleks nagu eeldanud, ja nagu me aru saame, et tõenäoliselt see nagu toimis, et see erakond, kes ilmselt mööda linna ringi jooksis, paaniliselt helistas sinna-sänna ja üritas igast mööduvast autost ministri kätte saada, oli pigem Eesti 200. Et ma oleks eeldanud seda, et Eesti 200 nagu üritab kangesti sellist refreshi teha ja tuua nii-öelda uusi tegijaid pildile. Nende jaoks oli see valitsusremont justkui nagu vastav võimalus. Aga näed, läks vastupidi, et hoopis Reformierakond läks sellele teele. Reformil on lihtsam ikkagi tuua väljast inimesi, vaata, see ikkagi inimesed vaatavad reitingut ja nii. Aga läheks siis sinna Eesti 200 juurde, auto sõitis mööda tänavat ja saadi kätte. Ei saadud. Aga vaata, jah, ei saadudki kätte, aga tulid omad poisid, tulid appi. Erakonna esimees Kristina Kallas küll tunnistas ka meedias, et otsisime ja nii selle meetodiga, nagu Tõnis siin kirjeldas, aga näed, ei õnnestunud, ma ütlen Kuldar Leisi kohta ühe mõtte, et jah, et ma olen isegi tegema suhtes optimistlikum kui Karmen Jolleri suhtes ja näen seal vähem riske ja ta on hea suhtleja ja kui ma eksist, ta oli selle Tartu kultuuripealinna projekti vedaja, et ma ei välistaks, et ta pannakse, küll ta kandideerima pannakse, sellepärast ei maksa muretseda, küll nad tast jagu saavad. Et võib-olla, vaata, me oleme siin rääkinud, et Reformierakond tunneb ennast Tartus ka juba väga ebakindlalt, et nende jaoks oleks väga suur kaotus, kui nad Tartus ei saa parimat tulemust, siis selle tõttu nad võib-olla mõtlevad ka värskendusele Tartu nimekirja osas, et see on üks variant, aga näeme. Jah, vabandust, hoopis Eesti 200 kohta. Eesti 200 jah, et tegelikult omad poisid toodi ikkagi pandi püünele. Igor Taro, siseminister ja härra ja Terras siis nii tubli põllumajandus- ja regionaalpoliitika ajada, et mina olin suht kindel, et Igor Tarost minister saab seekord. Ja, arvat oli. Ta on Margus Tsahkna lähedane sõber ja nii edasi ja mingit tausta oli ka ja ilmselt ambitsiooni ka.
aga tõsi, muidugi ma panin sellega mööda, et ma küll ei tulnud selle peale, et ta siseministriks pannakse, et ma ka tõesti arvasin, et ta läheb just täpselt selle regionaalministri kohale, mis ameti nimi nüüd seekord iganes on, regionaal- ja põllumajandusminister, seekord läks vist jälle nii. Aga et sinna jah, aga noh, vähemalt ega tal ka väga kogemust ei ole, aga ehk ta on hea esineja, telesaadetes olen temaga teledebattides väidelnud ja ta vaieldamatult oskab oma seisukohti seletada. Mitte nagu mina siin saate alguses, et sa ei saanud aru, mis ma räägin. Aga jah, ma arvan, ta mingit imet ei soorita seal valdkonnas, et ta ei ole selline võib-olla väga nagu läbimurdja, aga oma ta teeb ära. No Johannes Hendrik Terras jällegi või Hendrik Johannes Terras, vabandust. Jällegi selline siuke musta notsu tõmbamine sealt kuskilt kaardipakist, et näis, kuidas läheb, et inimese selline suurim tegu on ikkagi mingi tõsielusaade, eks ole, et no siiani, aga ei saa inimest veel selle pärast kuidagi alahinnata, et võib-olla talent lööb särama. Mina pean ütlema, et Igor Taro puhul minul ühte tema esimest intervjuud lugedes läksid muidugi punased lipud kohe nagu põlema, et näha oli, et juhtus midagi sellist, mis on juhtunud ka mitme teise inimesega läbi Eesti ajaloo, kui nad esimesi päevi ministrid on olnud. Mul seda täpset tsitaati ees ei ole, aga see kõlas umbes nii, et Igor Taro oli vist siis nii-öelda veetnud esimese päeva oma uuel töökohal ministeeriumis. Ja siis küsiti, et mis on siis, ajakirjanik küsis, et mis on siis esimesed nagu järeldused, esimene nagu teadmine ja värste minister teatas, et ressursid on napid, et haldusalasse on ressurssi juurde vaja. Ametnikud on juba asjad selgeks teinud, pani memod ette lauale, kas see käib niimoodi, jälle räägin natuke tausta, et siis kui minister on oma ametivande ära andnud, siis üldiselt on selline traditsioon, et siis kantsler sõidab järgi sinna Riigikogu juurde sinna autoga ja siis viiakse minister ühe autosse, siis kantsler räägib esimesed õpetussõnad juba seal autos ära, siis sõidetakse autoga ministeeriumisse ja siis on selline vastuvõtt ja tehakse pidulik vastuvõtt ära, lüüakse šampanjaklaase kokku ja siis hakatakse, siis pannakse memosid hakkab tulema, sinna on raha juurde vaja, sinna on raha juurde vaja, sinna on raha juurde vaja, et jah, selles suhtes see mure on, et see jutt jätkub, et see Läänemetsa jutupunktid, et ei mõõdeta Siseministeeriumi töö tulemusi, neid nagu Eestis ka arvastatakse nüüd väga palju neid KPI-dest rääkida, eks ole, neid tulemusmõõdikutest. Et mind tohutult häirib, et ka Eesti avalikus debatis räägitakse Siseministeeriumi töö tulemustest selle järgi palju eelarves raha on. Aga tegelikult peaks rääkima, et milline on tulekahjudest surnute arv, hukkunute arv, milline on liiklusõnnetustes hukkunute arv, uppumissurvade arv, tegelikult peaks selliste näitajate järgi mõõtma oma töö tulemust. No selge seda on ja tegelikult nii palju, kui ka olen Igor Taro tegemisi jälginud, et siis esimene asi ka, mis nagu väga uhkelt välja öeldi ja mida kindlasti ei öelnud Lauri Läänemets on see, et Eesti piir ei saagi seal valmis, see piiritaristu, et sellega on kahjuks pahasti, et ikkagi on väga kurb olukord selle koha pealt küll. Noh ja Hendrik Terrase puhul võib öelda, et tema ütles, et esimesed asjad, mida tema tegema hakkas, luges ta eelnevalt ajalehest, et see on siis Kesk-Euroopas möllav seakatk või selle mingisugune eriline selline versioon, hästi karm versioon ja tema nüüd võitleb sellega praegu, vähemasti ma sain eile teada. Ma soovitan talle küll, et pigem loen need ikkagi memod esimese hooga ikkagi läbi, et võtta eelarvamusega, aga ja olla tähelepanelik, aga loe ikka memosid rohkem ja ajalehti vähem. Nii, aga ma ei tea, kas see sõltub uue valitsuse tulekust või sõltus uue valitsuse tulekust, aga nii kui nad olid kenasti paika saanud ja oma esimeseid väljaütlemisi ka teinud, nii plahvatas Eesti riigis teine oluline selline pomm, kui seda võib nii nimetada, Enefit Green kutsuti börsilt ära ja tegelikult siis, kui Enefit Green börsile läks, temast lubati rahvaaktsiat, torm Enefit Greeni aktsiate järgi oli enneolematult suur Eestis. Ei ole vist ühegi aktsia peale nii palju rahvastormi jooksnud ja ostnud neid kokku. Ja nüüd siis järsku börsilt ära
ja midagi teha ei ole, lihtsalt ei saadud hakkama või kuidas, Tõnis, sina seda näed, mis siis õigupoolest juhtus, ega me täpselt ju ei tea, mis juhtus, me võime lihtsalt nagu ütleme selle avalikuks tulnud teabe pealt seda oletada ja seda natuke kommenteerida. Siin on paar momenti, et selles mõttes on valitsuse selle nii-öelda koalitsioonilepingu loosungite memo avaldamine olnud nagu väga rabe, et Enefit Kreeni börsilt ära tulnud oli nagu ainult teine juhtum, et esimene natukene läheb veel kõigepealt kõrvale, et meenutame, et see vist läks 1 või 2 päeva mööda peale seda, kui need nii-öelda koalitsioonilepingu aluspõhimõtted avaldati. Et seal oli sees selline tore asi nagu ühe IT-maja loomine, et siis võttis kohe sõna justiits- ja digiminister Liisa Pakosta, kes ütles, et ei, et midagi sellist küll tulemas ei ole. Ja nüüd liigume nagu edasi, et teine suur lubadus, mille koalitsioonilepingu aluspõhimõtetes uus valitsus ka välja käis, oli see, et praegune valitsus peaks olema siis väga erastamismeelne ja ka majandusminister Erkki Keldo oli oma jutupunktid kätte saanud ja sellest hoogsalt rääkima hakanud. Ja siis paar päeva läks mööda ja tuligi uudis, et tegelikult alustab uue valitsuse esimene majanduspoliitiline otsus hoopis natsionaliseerimine ehk siis Enefit Kreeni börsilt ära viimine, et selles mõttes kukub nagu väga totralt nagu välja. Kui ajajoone niimoodi vaadata. Ajajoone nagu vaadata ja millest see meile nagu kõneleb kas sellest, et on selline täielik nagu koordinatsiooni puudumine, mis võibki olla see, et PR-memo ehk see koalitsioonilepingu aluspõhimõtted elab nagu oma elu ja siis tegelik elu seal ministeeriumites ja ministritel käib nagu teist rada pidi edasi, ütleme, eks ju, need 2 asja ei ole veel siiamaani omavahel kokku saanud. Et tõenäoliselt ongi see üks peamine põhjendus ja ei ole sugugi kindel, kas nad üldse enne selle valitsuse lõpuga omavahel kokku saavad, see PR-tegevuskava ja siis tegelik tegevuskava. Nüüd kui nagu sisusse minna, siis tegelikult seda on põhjendatud nüüd mitu korda nii rahandusminister Ligi kui Eesti Energia juhtkonna poolt, et miks see Enefiti nii börsilt ära viimine on nagu vajalik, et see mõlemad ettevõtted, nii Enefit ise kui Enefit Green on olnud siis, neil on olnud nagu raske ennast kapitaliturgudel atraktiivseks teha, et nad ei ole sellised nii-öelda investment grade ettevõtted tänasel hetkel ja et siis see nii-öelda Eesti Energia taas kokkuviimine üheks integreeritud, hajutatud riskiga portfelliga ettevõtteks peaks siis parandama nii-öelda selle ühtse energiaettevõtte finantspositsiooni ja investeerimisvõimekust. Et see on see jutt, millega põhjendatakse. Et tuletame nüüd nagu ajas meelde, et kuidas see Enefit Greeni börsile minek toimus. Et seda saatis ju selle sama valitsust praegu juhtiva erakonna ehk Reformierakonna trummipõrin kliimapoliitikast. Tolla IPO ajal rahandusministriks olnud Keit Pentus-Rosimannus teatas, et see võimaldab kogu Eesti rahval rohepöördest osa saada. No nii oli. Meenutame ka seda, et Reformierakond siin eriti eelmise peaministri Kaja Kallase ja rahandusminister Mart Võrklaeva ajal seadis ju sihiks Eesti Energia täieliku tükeldamise, et see Eesti Enefit Green ei pidanud olema ainuke tükk, mis Eesti Energiast eraldatakse, vaid sama teed pidi minema ka Elektrilevi ja siis kaevandused. Reformierakond on nagu aastaid ja aastaid rääkinud sellest, et meil tuleb ennaktempos üldse põlevkivi kaevandamine ära lõpetada ja on selline nii-öelda Eesti Enefiti vaenamine, selline ideologiseeritud energeetikapoliitika on ju käinud nagu aastaid ja aastaid Reformierakonna juhtimisel, kes rakendas selle enda nagu valimisvankri ette, kuna nad arvasid, et sellega on võimalik endale teatud ilmselt noorema põlvkonna hääli taha saada. Ja
ma saan siis nüüd aru, et nüüd on nagu Jürgen Ligile selgeks tehtud, et selle tulemused on käes ühe konkreetse ettevõtte puhul. Arve on sadades miljonites, mis tuleb kohe välja käia, pluss tõenäoliselt veel suurem arve selle eest, et on tulnud nii-öelda teatud investeerimisvõimekus edasi lükata. Et veel kord nagu näide, et kui sa lähed tehnoloogia maailma mingit ideoloogiat viljelema, siis see lõpeb ainult halvasti. See tükeldamine, üks põhjus oli kindlasti see, et tuletan meelde, et Kaja Kallas oli ise väga tihedalt seotud Eesti Energia konkurentfirmaga enne kui ta siis peaministriks sai, ta oli seal erinevate nõukogude liige ja täiesti nagu konkreetselt juhtorganites ja sealt see mingi kinnisidee, et Eesti Energia tuleb kindlasti ära tükeldada, millest me oleme rääkinud, mille üks tulem oli ka see mingi arusaamatu erikontroll vist, mis tehti, et see kogu see viha, eks ole, et seda elati erinevates vormides tegelikult välja ja nüüd on siis see poliitika nagu pankrotiks kuulutatud, nii nagu Kristen Michali ja värske riigisekretäri Keit Kasemetsa lapsuke kliimaseadus kuulutati siis nagu ajaloo kõlbmatuks, et sama käekiri tegelikult. Aga võtaks siit kiiresti uue teema ette, sellepärast, et neid on siin veel teieni tuua ja kindlasti teeb ilmselt head meelt Eesti poliitikamaastikul küll see, et Riigikogu oli suhteliselt ühtne, kui hääletas kolmandate ja hallipassiga, nii-öelda piltlikult hallipassiga kodanike valimisõiguse peatamine omavalitsuste valimistel alates 2029. aastast. No see on sellist taas asiotaaži pakkunud ühiskonnas ja väga palju just räägitakse sellest, et see võib tekitada mingisuguseid konflikte, võib tekitada teineteise või valesti mõistmist, eelkõige mis puudutab just Ida-Virumaalt. Siin taga on ikkagi kuskil ligi 80 000 valijat potentsiaalselt, umbes nii on hinnanguliselt välja öeldud. Et see on ikkagi suur hulk Eesti tingimustes valijaid ja eelkõige mis puudutab just Ida-Virumaad. Ja sinu sõbrana Katri Raik on ka selle koha pealt väga tõsiselt ka oponeerinud. Aga ütleme, otsus iseenesest ju tegelikult oli ühtne ja see teeb ju teatud mõttes head meelt ja seda head meelt on tehtud. Teine pool on see, et mida me siis praegu peaksime siis kartma? Meil on praegu valimised ees, kõik on korras, sinna on veel oi kui pikk maa minna 29. aastani. Et kas tõepoolest see olukord sinna läheb selles võttes nii teravaks, et mida siin hakatakse siis nagu torpeteerima, arvatakse, et hakatakse nendel valimistel siis juba, päris täpselt ka ei saa aru, et kus need konfliktid võiksid siis nagu tekkida. Kindlasti seda valitsemiskultuuri osades Eesti omavalitsustes selgelt mõjutab see otsus, et ikkagi, kindlasti, kui me mõtleme, kes on enamus Venemaa, me räägime, eks ole, suur hulk nendest välismaa kolmandate riikide kodanikest siis, et on Eestis Venemaa kodanikud ja kuidas nendest omakorda rõhuv enamus selle kodakondsuse on saanud, nad on elanud siin aastaid, nad elasid siin enne 91. aastat, enne Eesti taasvabanemist ja siis nad elasid vabas Eestis ja siis mõtlesid, et võtaks endale Vene kodakondsuse, et mul ei ole mitte vähimatki nagu kaastunnet inimese suhtes, kes elab vabas Eestis, ühel päeval tuleb mõttele, et ma võtan endale Vene kodakondsuse. Et rääkida, et need on, ma ütlen otse välja, et kogu see sõnavaht, et need on meie oma inimesed. Ei, need ei ole oma inimesed. Inimene, kes elab Eestis ja vabas Eestis ja teadlikult võtab endale meisse vaenulikult suhtuva riigi kodakondsuse. See ei ole meie inimene. Tal on võimalus sellest midagi loobuda ja saada jälle meie inimeseks. See võimalus on tal olemas, aga hetkel ta seda ei ole. Tõsi, siis on need teine kategooria, kes on nüüd hiljem siis Venemaalt siia tulnud ja neil on see Venemaa kodakondsus lihtsalt varasemast olemas ja nad õpivad eesti keelt, teevad endast parima, et saavutada, sest nemad on minu jaoks meie inimesed, aga mitte need, kes siin elades vaatavad Moskva poole, et need ei ole meie inimesed. Et ma ei karda seda nagu välja öelda.
et eks mingil määral ta, eks ole, seda valitsemiskultuuri muudab, eks ikka valitsejad vaatavad, millised nende valijad, millised on nende valijate soovid ja millist kultuuri ja ühiskonda nad ihalevad ja näiteks hea näide oli ikkagi, et tegelikult ju Tallinnas Keskerakonna valitsemise ajal eesti keelele üleminekut koolides pidurdati. Kõik need jutud, et ei olnud objektiivsed põhjendused ja õpetajad ja jätku aga see kõik oli ju tegelikult teadlik tegutsemine. Et seda laadi otsused, et see mõjutab küll kokkuvõttes, millised need linnad on ja siin mainisid sotsid mängivad siin 4 käel klaverit, et Riigikogus seal panevad kõrgeid ja siis linnapead Katri Raik ja Jevgeni Ossinovski panevad siis madalaid, on ju, et üks räägib ühte juttu, teine räägib teist juttu ja siis püütakse hääli saada mõlemalt poolt. Aga tegelikult ma näen põhjendust küll, aga mis mulle mis mind ikkagi häirib, ma tunnistan, on see, et pesuveega läksid lapsed ka välja, et NATO riikidele oleks võinud selle hääleõiguse jätta, et sümboolse seisukohal. Tunnistan, et ma ei ole siin päris erapooletu, mul üks lähedane inimene on ka 3. riigi kodanik ja mitte Vene ega Valgevene kodanik. Aga oleks võinud sellise ikkagi erandi teha. Tõnis? Ja ühes küljest on positiivne, et Riigikogus tõesti lõpuks põhiseaduse muutmine koos eriklausliga siis nii suure häälteenamuse kogus. Nüüd jääb oodata, et kas see tõepoolest ka jõustub või tuleb siin veel edasist vaidlemist. Ma arvan, et kui me vaatame omavalitsuste lõikes, siis palju on räägitud Ida-Virumaast, aga võib-olla jah, see valijaskonna pilti vaadates see kõige suurem olulisus on tegelikult just Eesti pealinna Tallinna juhtimis. Nii on. Siin on ju Vene kodanikest ja hallipassi omanikest valijaid väga palju. Ma Siimu sellise seisukohavõtuga laialdaselt nõus, ütleme, eks ju, tuleb arvestada sellega, et alates tegelikult juba Krimmist 2014, aga nüüd alates otseselt Venemaa kallaletungist Ukrainale on olukord väga palju muutunud. Ja see tähendab ka integratsioonipoliitika muutmist. Et ma arvan, et me ka riigina ei saa enam lubada sellist lähenemist, et see integratsioon peab olema ühepoolne, et me riigina teeme jõupingutusi selleks, et siin aastakümneid elanud eesti keelt mitte selgeks õppinud Vene kodanikke kuidagi veenda Eestisse integreeruma, et ei, see tahe peab olema ikkagi vastastikune ja kui seda tahet ei ole, kui on tahe olla edasi Moskva suunas vaataja, siis tegelikult ei ole sul ükskõik mis tasandil Eesti elu otsustamises asja ja nii ongi, punkt. Nüüd selle pesuveega väiksemate laste väljaviskamise osas ma olen siin isegi natukene radikaalsem kui Siim, et see tegi mulle tegelikult kogu see protsess algusest peale kurba meelt, et esiteks mina ei oleks tõmmanud võrdusmärki Venemaa kodanike ja Valgevene kodanike vahele. On väga oluline vahe, kui me vaatame seda, mis on Venemaal ja Valgevenes viimase 10 jooksul toimunud. Valgevene rahvas ikkagi väga massiliselt on näidanud oma meelsust, ei ole valinud Paatjat presidendiks, käis massiliselt ka tänaval ja hakkas sellele režiimile vastu. Midagi sellist, mida me Venemaal ei ole sellel sajandil näinud. Et jah, kui Venemaal veel olid elavate kirjas seal Navalnõi ja mitmed teised opositsiooniliidrid, siis suurlinnades Moskvas, räägime Venemaa Euroopa, Uuralis lääne poole jäävast osast, Moskvas, Peterburis ja Ekaterinburgis toimusid mõned meeleavaldused, aga need olid Venemaa suhteliselt marginaalsed. Et
et sellist Venemaal ei ole neid protsesse, mida me oleme näinud nagu Valgevenes, seetõttu minu meelest mina ei tõmbaks selle kahe riigi elanike vahele just nagu võrdusmärki. Ja teine teema on see, et pigem ei ole küsimus ainult NATO riikides, küsimus on negatiivses nimekirjas, mitte positiivses nimekirjas. Et Eestil on ka palju teisi sõbralikke riike ja nii-öelda kodanikke, kes siin elavad, kes võib-olla tulevad siia ka mitte eriti vabadest riikidest, aga mis teeb Venemaa eriliseks on just see, et Venemaa viib ellu seda oma nii-öelda mõjusfääride poliitikat, mis tähendab seda, et kodakondsus on olnud Venemaa jaoks nagu aastaid ja aastaid tööriist. Tuua osa sihtriigi nende riikide kodanikest, keda nad enda mõjusfääri tahavad hoida, enda info välja ja siis manipuleerida nende inimeste kaudu nende riikide sisepoliitikat. Et kui me vaatame alates demokraatlikest riikidest nagu Austraaliast kuni ma ei tea, Lõuna-Aafrikani välja, ütleme, eks ju, kui nende inimeste nende riikide kodanikud Eestis elavad, ükski nendest riikidest ei sekku Eesti sisepoliitikasse, ei tegele siin nagu mõjutustegevusega. Et ma arvan, et nende riikide kodanike väljalülitamine kohalikel valimistel hääletamisest ei ole põhimõtteliselt õige otsus. No, tegelikult jah, ma natuke tahaks vaielda Tõnisega. Ole hea. Et ma selles suhtes selle Valgevene osas ma olen nagu Tõnisega nõus ja Valgevene nüüd ei kujuta ju Eestile ennast riigina nagu mingit ohtu selles mõttes, et kahjuks seal ohtu võib kujutada Vene sõjavägi, mis Valgevenes asub. Et kus see piir tõmmata, jah, et ma võib-olla ka väga ei arva, et meil on näiteks väga palju nigeerlasi või et ma arvan, et nad võiksid ikkagi rohkem lõimuda siin paremini, et võib Eesti kodakondsuse võtta, et seejärel valida, et mul nagu sellega nii väga ei ole, et pigem on see minu arust selline, kui meil Euroopa Liidu kodanikud saavad valida, et siis oleks võinud need NATO omad ka, et üldiselt suure osa riikidega see ei ole teema ei väga ei üht ega teistpidi, eks ole, et me räägime väga üksikutest inimestest siin näiteks Šveitsi puhul, kes ei lähe ju ka selle NATO kriteeriumi järgi ikkagi ei saaks. Et selle negatiivse nimekirja häda on natuke see, mulle tegelikult see idee meeldib, aga selle häda on see, et sa pead seda kuidagi seda pidama kogu aeg siis, et kui mingis riigis lähevad, loodame, annaks jumal, et Valgevenest tuleb see riigipööre ära, kardame, et Venemaa lase seal juhtuda, aga kui peaks õnnestuma, et siis võtame välja ja siis hakkavad riigid käima nagu sisse välja sinna edasi-tagasi, et see on see natuke see probleem. Kui me juba väikese vaidluse teeme, siis ma veel korra oponeeriks enne, kui me selle teema nagu ära lõpetame. Ma tahaks ühe märkuse lõppu öelda, ka mitte vaidluse märkusega alustame et jah, siin on küsimus tegelikult ju selles, et Eesti on täiesti mõistetavatel põhjustel hoidunud siiani topeltkodakondsuse nagu lubamisest. Kui me vaatame paljude riikide suunas maailmas ringi, siis paljudes riikides on näiteks maaomand seotud kodakondsusega. Ehk väga lihtne on öelda mõne riigi kodanikule, et kui sa siin Eestis nagu elad ja tahad siin olla, et siis loobu oma päritoluriigi kodanikust ja võtta Eesti kodakondsus. Selle inimese jaoks see võib tähendada tegelikult omandist loobumist, oma pärandist loobumist näiteks oma sünniriigis. Et see teema on nagu komplekssem ja tegelikult me räägime siiamaani üsna väiksest hulgast inimestest, aga aegamööda see inimeste ring ilmselt suureneb ja kui Eesti tahab oma majandust arendada sellise nii-öelda ekspordivõimelisena just teenuste intellektuaalomandi põhiste toodete ja teenuste eksportijana, siis on nagu paratamatu, et me peame üritama selliseid ajusid üle maailma siia nagu meenitada, kes neid väärtuslikke teenuseid ja tooteid siin nagu loovad
ja ka looma nagu võimalused, need inimesed tahaks oma perekonna võib-olla siia luua, integreeruda, assimileeruda, saada osaks Eesti ühiskonnast ja seal peab neid plusse olema rohkem kui miinuseid, et see teostuks. No siin on tegelikult vaadatud ka neid protsente, kui palju on osalenud just need samad inimeste grupid kas või 2021. aasta omavalitsuse valimistel, siis seal hakkab silma, et tegelikult see valimisprotsent on olnud väga kõrge, seal ütleme ikkagi kuskile 50% alla selles samas grupis sees on ju. Aga ma olen väga veendunud, et millegi pärast see just tuleb nende hallipassi kodanike pealt ja nende inimeste pealt, mitte need, nagu me siin nimetame NATO kodanikud või need, kes siin praegu kolmanda riikide kodanikena jäid välja. Ma kardan kahjuks, et nende valimisaktiivsus on ikkagi suhteliselt marginaalne olnud selles valimis. Sa mõtled siis need NATO kodanikud? Jah, et nad ei ole olnud sotsiaalselt valimistel aktiivsed, et pigem on selle protsendi kujundanud just need teised kodanikud. No need Vene kodanikega, need infokanalid on niivõrd teistsugused, eks ole, nad on kuskil mingi kontakti või mingis sellises grupis, mida meie ei jälgi ja väga või kuskil Telegrami mingites kanalites, et me peame sellega arvestama, et see vene keeles nii hea väljend, ždun on see selline ootaja, see, kes siis ootab, et millal siis tulevad lõpuks, millal Putin lõpuks tuleb. Et selliseid inimesi on ilmselt ka väga kerge mingite Telegrami kanalite kaudu käima tõmmata, et seekord tuleme kõik välja, korralikud instruktsioonid, kuidas minna valimiskasti juurde, mida tegema pead, kuhu lähed ja see, me oleme siin näinud, mis Rumeenias juhtus, eks ole, mingit sarnast kampaaniat korraldada venekeelset Eestis on kindlasti suhteliselt lihtne, et me peame sellega arvestama ja see märkus, mis ma tegelikult tahtsin selle jutu lõppu öelda, võib-olla Tõnis tahab tegelikult sellega vaielda. Ei saa, aeg on läbi. Aga mulle ei meeldi see sellise koera saba tükkaaval raiumine, et minu arust ei ole kunagi ühiskonnas sellised head otsused, et jätame neile nüüd üheks korraks veel selle valimisõigus, aga ütleme neile ette ära, et sa järgmine kord ei saa valida. Ma nüüd räägin sellest hallipassimeeste grupist. Minu arust, see on alati ühiskonnas rumalad otsused, need sünnivad alati kompromisside tõttu, tehakse kompromisse, leitakse seda otsustuskohta, sellises kohas ei ole kompromiss hea. Et kui lõikad läbi, siis lõika läbi, et annad inimestele selge signaali, aga sa praegu annad inimestele nagu ühtepidi nendel, kes on nii-öelda solvunud ja neid paratamatult neid on, sa annad neile solvujatele võimalusele minna veel kord valimiskasti juurde ja nii-öelda Eesti riigile koht kätte näidata. Loomulikult siin ei saa üldistada, palju neid kodakondsuseta isikuid on väga eestimeelsed ja kõike ja nad loomulikult ei käitu nii, aga on selgelt ka neid, kellele see on just praegu võimalus, et oleks tulnud korraga läbi lõigata. Aga nüüd võtaksin... Tõnis on nõus. Siin ei taha vaielda. Okay. Võtame siit lõppu kommenteerimiseks veel ühe olulise teema ja see tuleb krimimaailmast ja nädal on toonud siia meilega kaasa väga erinevaid kohtuprotsesse, mis on seotud osaliselt ka EKRE-ga, eelkõige just Kersti Krach, kes siis osaliselt mõisteti süüdi, siis kindlasti Kert Kingo, minu arust vist pretsedentkas Eesti poliitmaastikul, kes selles mõttes, et Riigikogu otsusega jäi süüdi, Riigikohtu otsusega jäi süüdi ja nüüd siis tuleb parlamendist ära minna. Kas on sellist asja enne juhtunud? On ikka. On või? On. Tulki meelde. Kalev Kallo ja siin on hilisemaid ka olnud. Jah, ikka on olnud. Jah, sorry, kui sa niimoodi praegu ütled. Aga ma tahtsin natukene minna edasi siit ja tegelikult nädala alguses tõi veel ühe pretsedendi, kus siis kõrged endised politseijuhid Elmar Vaher, Aivar Alavere ja Erik Eldna mõisteti ka kohtus õigeks. Ja see on võtnud taas ühiskonnas üles selle sama teema. Kas meie prokuratuur siis tõesti korraldab nagu nõiajahte? Siit tegelikult tuli veel endine kolleeg ja võib-olla ka tulevane Kristi Loigo jäi taas ka ringkonna kohtus õigeks. Et elu läinud, kõik läinud on ju, sa oled pingutanud siin aastaid ja sind on nagu nii-öelda lõhki menetletud. Et kas tõesti praegu tundub, et nagu kohati on liiga aktiivne ja võib-olla mitte mõistusepärane töö prokuratuuri poolt, et menetletakse inimesed lõhki, sellega kõik tõmmatakse eludele, kogu karjääridele kriipsud peale. Ma tahtsin niimoodi nii-öelda üldiselt küsida selle teema kohta, et milline on arvamus? No pigem mina ütleks nii, et see on ju nagu hea, et meie kohtusüsteem toimib ja mõistab ka inimesi õigeks. Aga inimesed kannatavad. Jah, ja see on nüüd jutt tegelikult, siin on nagu see pool, et
menetlusajad on tihti koormavalt pikad, et kui sa sellesse nii-öelda kadalippu satud, siis see menetlus võib minna aastate pikkuseks, ta on nagu kulukas sulle. Ja teine pool, millest võib-olla on vähem räägitud, on see, et tean ise päris mitut inimest, kelle puhul jah, sind on küll kohtus õigeks mõistetud, aga teatav selline nii-öelda ühiskondlik stigma jääb sulle külge, näiteks keeldub pank sulle arvet avamast. No palun. Et need on need kohad, kus meil on nagu puudujääke, aga õigusriik meil siiski nagu toimib, et see oleks nagu halb, kui kõik prokuratuuri süüdistused ainult lõppeks süüdimõistva otsusega, et peab olema ka õigeks mõistva otsused. See näitabki seda, et meil on võimude lahusus olemas. Ma Tõnisega väga nõus, et ju kohus ikkagi üsna tihti mõistab välja ka need kohtukulud, et inimesed saavad ka need nii-öelda advokaadikulud ja kõik need tagasi, aga loomulikult jah, probleem on see, et sind on vahepeal lihtsalt ühiskonnas, et meie avalik arvamus peab ka aru saama. Ja meie ajakirjandus ja kõik peavad aru saama, et see, et inimene on kohtu all, ei tähenda veel, et ta on süüdi. Et seal on ikkagi vahe sees. Et aga meil jah, pannakse inimesele juba tempel otsa ette, lõpuks ilmub kuskil ajalehe nurgas mingi väike teade, et mõisteti õigeks, inimesed ei loegi seda, nendeni ei jõuagi ja neile jääbki see foon üles, siis kui nad kuskil oma elus puutuvad kokku selle inimesega, see näiteks kandideerib nende juurde tööle, ja siis on hoiak nagu väga paljus kujundatud, et seda meil peaks nagu vähem olema, et see süütuse presumptsioon peab kehtima mitte ainult nagu seal kohtusaalis, aga see peaks kehtima nagu ka ühiskonnas laiemalt. Võib-olla väike repliik selle politseijuhtide kohtuasja suhtes, et ma saan aru nendest nagu laias laastus nendest kaalutlustes ja kas see asi oli, kuidas oli, aga igal juhul näeb see Eesti riigi maine seisukohast kogu see protsess väga halb välja, ma ei taha siin, pole mingi selline õigusekspert, aga mulle tundub, et ei peaks seda asja edasi kaebama, et tuli kohtus selline lahend, kuidas ta tuli ja Eesti riik võiks nagu eluga edasi minna, et mulle tundub, et prokuratuur tahab seda jälle... Ei no kindlasti ta tahab seada, kas see on... Tema tahab, ma saan aru prokuratuurist, et nemad tahavad näidata, et neil oli ikka õigus, eks ole. Aga ta tahab õiguslikku pretsedenti, et siis tulevikus saab Riigikohtu otsustele lihtsalt toetudes sellepärast, et siis tuleb minna kõik kohtuastmed läbi. See on lihtsalt selline loogika. See tähendab jälle täiendavat kahjustamist Eesti õiguskaitseasutustele, et see on minust nagu selline kurb, et see kõik on nii läinud. No nendel hetkedel, kui me seda just räägime, ma tean, praegu on Kersti Kracht kokku kutsunud suure sellise kvoorumi, kus ta siis tahab selgeks teha, et tegelikult kõik see, mis on toimunud, see on... Jumala pärast teid. See on kõik olnud... Elmar Vaherit neid ühte patla pane. Ei pane. Aga ma räägin just, et EKRE poole pealt on selgelt näha, et seda kasutatakse ära ka poliitilise relvana, et meil tehti nii ja nii on. Ja seda just siin praegu Kersti Kracht üritab. Ja selles mõttes jah, et EKRE jälle väga populistlikult ja väga alotult üritab just neid ühte patta panna ja seda ära kasutada ja see on probleem. No Kersti Krahti kohtuasi ilmselt läheb edasi, Gert Kringo puhul nüüd on lõplik kohtuotsus jõustunud. Ja. Et nad langelisid ajalised nagu ühte kohta, aga käitumismuster nagu erakonna poolt mõlema juhtumi puhul ja siis EKRE poolt on ju sama, ehk käib see jutt, see on mingisuguse süvariigi ja justiitsmafia nagu vandenõu, poliitiline tagakiusamine, kogu see absurdne retoorika sinna juurde, et sellega üritatakse siis sellele enda lojaalsele toetajaskonnale, kes jälgib ainult EKRE poolt valideeritud meediakanaleid, saata sõnum, et ärge usaldage kohtuotsust, see on poliitiliselt kallutatud, oleme puhtamad kui prillikivid. Me oleme seda tegelikult Eestis ju varem näinud, et seda praktiseeris väga pikka aega Keskerakond, siis kui seda erakonda juhtis nagu Edgar Savisaar, et sealt see väidegi, et puhas kui prillikivi, ütleme, eks ju. Ja mis nagu juhtus, oli see, et Savisaar Keskerakonna juhina hindas väga kõrgelt sellist nagu üdini juhile lojaalseks olemist. Ja lojaalseks Savisaarele lojaalne olemine pesib
pesi maha kõik muud patud, et sa võisid olla kurjategija, sa võisid olla altkäemaksu võtja, sa võisid olla suli, ütleme, eks ju, kuni sa olid parteile ja Savisaarele lojaalne, oli kõik hästi. Ta pesi su enda toetajate silmis puhtaks, ütles, et tubli poiss, paneme edasi. Noh, me nüüd näeme, kuhu see on nagu välja viinud, et 2 viimast Keskerakonna esimeest on siin, noh, ma arvan, et ikkagi võime tulemust üle vaielda, aga ma arvan, et nii Jüri Ratas kui Mihkel Kõrvalt on üritanud nende tagajärgedega tegeleda ja Keskerakonda siis natuke legaalsemale rajale nagu tagasi upitada, see on väga kurnav ja väga kallis teekond, sest ja mulle tundub, et nüüd EKRE nagu vabatahtlikult läheb sinna sellesse samasse rappa, sest vaadake, mis juhtub. Kui sa süüdimõistetud kurjategijad pesed puhtaks erakonna juhina, sest nad on sulle lojaalsed olnud, siis see on nüüd tegelikult üleskutse kõikidele teistele sulidele ja varastele. Et ühiskonnas on alati mingisugune kogus kriminaale, mõned käivad poes vargil, mõned teised tahavad saada kuskile võimupositsioonidele. Ja need inimesed ju jälgivad ka nagu uudiseid. Ja need inimesed saavad täna aru, et ahaa, on selline partei, tasub minna sinna see Martini number välja otsida, nii kaua kui sa oled perekonnale lojaalne, võib rahulikult oma sigadusi teha, ütleme, eks ju. Midagi ei juhtu, patsutatakse õlale, öeldakse tubli poiss. Eks seal ilmselt mõju on ka Ameerikast ja see Trumpi mõtteviis, et mitte kunagi mitte ühtegi viga tunnistada, et igal juhul, aga tulemus on see, mida Tõnis kirjeldas. Aga siia lõppu tahaks pakkuda teile välja ühe sõnade mängu ja ma vaatan, kuidas te siis sellele reageerite või kuidas seda põhjendate, kui ma ütlen välja ühe deviisi kindlalt paremaks, mis te oskate mulle siin vastu öelda? Parempoolsed on siis esimene erakond Eestis, kes kinnitas oma valimissõnumi nendeks kohalikeks valimisteks. Me oleme täna jätkuvalt ainus tegelikult parempoolne erakond, kes on rääkinud ühte sama juttu erakonna algusest nagu peale. Ehk parempoolsete puhul võib inimene olla nagu kindel, et me ajame tegelikult parempoolset poliitikat ka tegudes. Et see parempoolsus tähendab ka seda, et see otsus inimesele lähemale, eks ole, alati ja mul on väga hea meel, et meil on see üldpõhimõtete sees just see seisukoht, et otsused peavad minema rohkem koha peale. Me viimaste aastate kogu käitumine riigis on olnud, et me ainult tsentraliseerimine, me oleme siin varem ka rääkinud, kuidas haridusvaldkonnas näiteks tahetakse haridusministeeriumis enam-vähem otsustada, et kes saab kooli direktoriks ja millistel tingimustel ja mismoodi kellelegi palka makstakse seal kohalikus omavalitsus ja meie seisukoht on kindel, et anname need otsused omavalitsustele. Praegu Eesti riik kohtleb meie valdasid ja linnasid nagu mingid lapsi, mingid alaealisi, kellel ei saa endale jätta otsustada, kuidas oma lapsi koolitada, kuidas oma teid parandada, kogu aeg, kuidas oma hädasolijaid aidata, rahalistesse raskustesse sattunud inimesi aidata, et kogu aeg käib, kõike kirjutatakse ülevalt ette, et kui me suudaks seda suunda muuta ühiskonnas, see oleks suur asi. Sellega ja selle tõdemusega siit ka lõpetame. Kindlalt paremaks saab ainult minna. Aitäh teile, loomulikult olete oodatud oma küsimustega ja saatke neid meile ja jagage ja rääkige sellest saatest. Nii jõuame rohkemate ja suuremate inimhulkadeni. Aitäh ja ilusat kevade jätku kõigile!